Tere tulemast Musta kassitaru lugemissest sõnnid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 2. kuni 8. märts. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab teil siin tohutu südamevaluga, et siin on südamest läbi 3 mõõka. Sellist südamevalu saavad meile põhjustada ainult kõige lähemad inimesed. See on kas mure mõne lähedase pärast, tema tegude pärast, et millega ta on hakkama saanud, see teile väga lähedale inimene, kas ta on teile haiget teinud või on lihtsalt mingi rumalusega saanud hakkama ja teie süda valutab tema pärast. Et see on selline kaart. See on südamevalu kaart. Edasi tuleb siit karikate 7. Karikate 7 on valikute paljusus ja edasi tuleb karikate kuningas. Karikate kuningas räägib sellest, et tuleb jääda endale kindlaks ja tuleb olukorda tuleb hinnata ratsionaalselt, väga kainelt vaadata, 2 jalaga maa peal. Valikute paljusus loob sellise illusiooni, et nagu olekski rohkem valikuid, nagu oleks palju valikuid ja ma saan valida. Aga kõik nendes valikutes ei ole tõesed, et seal on nagu sellised välja mõeldud või illusioonid või nagu keegi nagu lubab midagi, annab mõista, et saab küll nii ja naa, aga tegelikult ei saa. Et see valikute paljususe kaart on selline lõksu langemise kaart. Ja kui siin kõrval on karikate kuningas, mis räägib sellest, et olukorda tuleb hinnata ratsionaalselt kaine mõistusega 2 jalaga maa peal olles, siis tuleks sellest juhinduda. Need kõik ei tasu uskuda, mis teile pakutakse. Kõik valikud ei ole tõesed. Edasi ma näen seda, et te ootate uudist. No ilmselgelt jah. Ma arvan küll, et see uudise ootamine on siin ka väga aktuaalne praegu. Ja siin all on mõõkade 5. Mõõkade 5 kaart ise ütleb nii, et me võime selle lahingu võita, aga kas selle võidu hind ei ole liiga kõrge? Kuigi mina arvan, et teie võidate selle lahingu ja selle lahingu võidu hind ei ole liiga kõrge, et selle võidu hind ei ole liiga kõrge. Ma arvan seda sellepärast, et siin kõrval on kohe päike ja võidupärja kaart. Et mis iganes teil siin nädala algul seda suurt südamevalu põhjustas, siis igal juhul tulete te võitjana sellest välja. Te kas päästate oma lähedase sellest halvast olukorrast. Kui ta teie vastu eksis, siis ta saab ilmselt sellest aru, et ta on eksinud. Et kui siin nädala lõpus on väljas nii mõlemad, nii päike kui see võidupärja kaart, siis päike valgustab kogu seda olukorda, mis teil siin nädala sees on, valgustab oma valgusega ja nagu kõik need varjatud nurgad, pimedad nurgad, et kõik see, mis oli teie eest varjatud, see tuleb välja. See tuleb välja ja te tulete sellest kõigest nagu võidukalt välja, võidupärjaga. Et te olete iseenda üle uhke ja ma arvan, et ka lähedased võivad teie üle uhked olla, et see võidupärja kaart ongi selline nagu enesega rahul olemise kaart, millegi lõpetamise kaart, millegi saavutamise kaart. Et ma ei tea, mis olukord teil siin on. See olukord tundub nädala alguses väga trööstitu. Te ootate uudiseid, karikate kuningas teid manitseb ratsionaalselt olukorda hindama. Siin on ka pisikest võitlust, aga kuna päike kõik need teie eest varjul olnud nüansid välja toob ja te tulete sellest võidukalt välja, siis ma arvan, et lõppkokkuvõttes on see teekond väga edukas, olenemata sellest südamevalust. Et sellepärast ma soovingi teile sellist ratsionaalset mõtlemist, olge 2 jalaga maa peal, tehke ratsionaalsed otsused, nautige seda võidukat väljatulemist sellest olukorrast ja laske sellel päikesel soojendada ja valgustada nagu kõiki neid varjatud pimedaid nurki. Et tulgu teil üks tegus nädal.
Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.